Tere, hea huviline. Võt, ma kohe seletan sulle, mis huviline sa ilmselt oled. Sellepärast, et sa ei saaks mind vaadata, kui sul ei oleks internet. Internet on tänapäeval enam-vähem nagu õhk või muusika, mis tundub, et on igal pool ja peabki olema, muidu lihtsalt viska või suss püsti. Ja nüüd me tulime siia tegelikult inspekteerima seda, missugused on võimalused saada endale hirmus väle, ma ei tea, maailma kõige väledam internet, isegi siis, kui sa oled kuskil lihtsas suvilas. Ja ma näitan teile meest, kes teab kõike kõigest. See on Kaido. Tere. Tere, Kaido. Mul on sulle kohe selline maksahaak küsimus. Miks üldse peaks inimene mõtlema selle peale, et võiks tuua endale näiteks majapidamisse? Siin me oleme näiteks Laulasmaal. Siin on umbes see, et mul paar sõpra siin elavad, siis see on ikkagi täielik bingoloto, kas on levi või ei ole. Aga miks peaks inimesed üldse muretsema sellepärast, et tuua mingisugune füüsiline selline tjuhe, et saada endale internetust? Et tegelikult, oleme ausad, igal ühel on internet taskus tänapäeval olemas. Telefon. Ja. Üldiselt helistamiseks mõeldud. Ja chattimiseks. Nips-naps helistavad ikka väga harva inimesed. No, enamasti on ikka TikTok ja FireMuss. Ja, aga see andmemaht on väga väike. Davai. Ma võin näitena tuua, et telekas toodab umbes 20 korda, 30 korda rohkem. Jah, seda küll. Et kõike seda siit telefonist läbi ajada tõenäoliselt ja lukuaugust ka paljus ikka vaatad. Mina tean näiteks sellist juhtumit, et pidevalt on ikkagi tähtsad videokonverentsi kõned, kõik mäletavad COVID ajast, ja siis tavaliselt kõige olulisemal hetkel on mingi... Aga oletame näiteks, et ma olen nüüd tõsiuskne, ikka evangelist, ma tahan endale seda asja, seda toru, et räägi, kuidas seda saab? Kaablit tellida saab. Ahah, siis kui vähegi võimalus. Ja sina, ma saan aru, et soovitad Enefitist tellida? No, Enefit loomulikult lihtsal põhjusel, et ta on operaatori neutraalne. Telefonis on sul tõenäoliselt üks 3 operaatorist. On. Enefiti peal saad sa valida näiteks 14 vahel. Okei. Loomulikult sõltuvalt asukohast, aga 3 operaatorit on kindlasti valida. Kohe on konkurents sul. Ja ka kiirused on erinevad. Okei. Et ühel on seal 100 mega, teine ütleb, et tal on giga. Et ma saan aru, et ikkagi inimesed ei tea täpselt, kas nad on valgel alal seal kaardi peal või nad on kommertsalal või kuidas tal nemad teavad oma aadressi. Et kuidas nad saavad tegelikult teha lihtsalt ja loogiliselt ilma suurema kära ja mürata selgeks, kas nende aadressil saab teid tellida seda kõike head tooma või mitte? Kõige lihtsam on minna energia.ee, jah. Altkriipis kiire internet. Ahah, jah. Toksida oma aadressisse. Okei. Ja sealt tuleb vastus, kas on ehitusplaanis või esita sooviavaldus. Ahah, okei. Et 2 ühes või 1 2.